Tšau, inkubaatori kuninganna. No tšau! Räägi teistele ka, te lähete Tartusse homme. Mis te teete seal ja millist rolli Tehnopol Startup Inkubaator seal mängib? No muidugi me läheme Tartusse sellepärast, et Tartus toimub aasta alguse kõige suurem startup üritus üldse ehk Startup Day ja Tehnopol Startup Inkubaator on päris kindlasti sellel esindatud. Mis me teeme? Me teeme väga palju asju tegelikult. Kindlasti tasub tulla meie boksi külastama, et saada teada, kuidas meie saame siis startupide jaoks kasulikud olla. Lisaks Tehnopol veab koostöös MKM-iga eest sellist riigisektori innovatsiooniprogrammi nimega Accelerate Estonia, et näha, kuidas riik ja erasektor saaksid veel ägedamat koostööd teha. Nii et Accelerate tiimid on Startup Day'l esindatud ka. Ja loomulikult ootame me siis kõiki Lõuna-Eesti inimesi, aga miks mitte ka lätlasi ja vahel isegi sõidavad Tallinnast inimesed vastuvõtupaneelidesse kohale, kui me piirkondades käime, nii et Tartus toimub ka Startup Inkubaatori vastuvõtupaneel. Kõik on sinna ka oodatud. Kas te plaanite kõik startupid Tartust Tallinnasse tuua? Ei, füüsiliselt nende Tallinnasse toomiseks puudub kindlasti vajadus selle osas, et neile head teenust pakkuda. Seda on võimalik teha ka teistmoodi. Meil osaleb ka praegu programmis tegelikult startup'e, kes üleüldse ei viibigi Eestis, sellepärast, et moodsal ajal on võimalik head teenust pakkuda ka digitaalselt ja kasutades erinevad online lahendusi. Nii et tartukad võivad olla rõõmsad, nad saavad ägedas ülikooli linnas edasi elada, aga ikkagi nautida neid hüvesid, mida meie programm pakub. Ja kuidas sul tundub, kas Tartu startupid ehk siis lõunamaalt tulevad startupid vajavad kuidagi soojemat lähenemist ka? Tead, ma ütleks, et kõik startupid tegelikult vajavad teatud aegadel sellist sooja lähenemist ja mõnes mõttes käehoidmist ka, sellepärast, et see startup teekond on tihtipeale selline nagu Ameerika mägedel sõit, et kui sa oled ülesse kuhugile jõudnud omast arust sinna nagu mäenuki peale, siis vahel tuleb päris külm tuul ja võib allamäge asi muidu minema hakata, et siis on sellist sooja suhtumist, sõbralikku sõna ja head nõu tihtipeale vaja ja seda me pakume ka. Mis on sinu lemmik inkubaatori edulugu? See on hästi raske küsimus ja seda küsitakse sageli, et startupid on natukene, kui sa nendega koos töötad, nad saavad natukene nagu oma lasteks või oma pereks juba, nii et sellist lemmikut on hästi keeruline nimetada, aga võib-olla kõige suurem inkubaatori edulugu üleüldse on see, et kui tavastatistika kohaselt 9 startupi 10 ebaõnnestub pigem, nad ei jää ellu, siis meie õnnestumise määr on üle 60%, nii et see programm on üsna selline hea garantii, kui sa tahad tõepoolest edukaks saada, et midagi me teeme järelikult väga-väga õigesti ja kõige kiiremini oleme me suutnud ühe startupi investor valmiks voolida vaid 2 kuuga, nii et tasub tulla. Mina olen küll juba väga põnevil Tartu osas, nii et näeme Tartus. Näeme Tartus. Tšau! Tšau!